kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Saates külas kunstnik Hannes Võrno ja endise normaalsuse defitsiit. Et tänaseks päevaks on hetkel jõudnud kogu maailm sinna kohta, kus käib võitlus mitte mingisuguse rohepöörde või kuradi Ukraina, mille iganes pärast, vaid praegusel hetkel me, kallid sõbrad, elame üle ei midagi muud kui seda, et see võitlus selle koha pärast seal püramiidi tipus on võtnud niisugused mõõtmed. See on positsioon maailma valitseja troonil. Ja huvitav mõte, aga näiteks on Klaus Schwab on hirmsasti seal nii-öelda seda... Sinna neid trügijaid on sinna veel. Peame hoidma riigi rahandust korras, eks ju, et no see kõlab minu meelest niimoodi, et korras hoidme tähendab seda, et me lihtsalt koorime inimesed kõik ära, mis vähegi võtta annab ja jätame siis see raha enda kätte. Aga meie enda jaoks on võib-olla kõige olulisem see, et me peaksime hakkama nimetama asju õigete nimedega ja mitte püüda olla poliitkorrektsed. Ja minu meelest on ka oluline seda, et me peaksime tooma välja vanad head läbiproovitud meetodid suhtlusest, milleks on siis satiir, milleks on huumori ja läbi huumori prisma ka kajastama võib-olla neid kitsaskohti või paesid, mis ühiskonnas tegelikult valitseb. Ja meie lastesõbraliku Võru linna normaalsus on see, et militaarkopterid panevad päevast päeva üle majade, majad värisevad ja see on normaalne. Lapsed ei saa õues magada, sa pead vaatama sealt graafikust, kuna on kõrge müratase, kuna on keskmine ja tegelikult need graafikud isegi ei vasta tõele, sest tihtilugu on nii, et see, mis päriselt on, seal graafikus ei kajastu ja see on siis normaalne. Minu jaoks ei ole. Ja Kaja Kallas ütleb lõpetuseks, võt siin on bolševiku selline lähenemine minu meelest täiesti ilmne. Maksustada tuleb neid, kellelt on mida võtta. Minu poolt tuleks selline üleskutse ja riigitruuduse supernäide. Selles suhtes, et miks mulle meeldib meie veebiraadiot teha? Ma teen iga saade omale täpselt nagu koolitunni ja mul on mentorid on praegu siin on Hannes Võrno, Andres Raid, Harri Raudvere ja kujutad ette, ma pean mõtlema, kui teie räägite, ma mõtlen teiega kaasa ja ma treenin ennast. See on nagu, see minu jaoks on see nii tohutult äge väärtus, mille ma olen ise enda jaoks nagu loonud selle saate näol, kus on mul fantastägedad saates osalejad ja pluss veel sellele saatele me suudame, ma loodan, et suudame ka panna mõtlema meie Eesti inimesi.